Selleks, et pulmapäeval oleks meil ikka hea soengupäev, oleks targem oma kiharad usaldada professionaalide hoolde. Oleme tulnud Intersaloni ja uurime, mis on kõige olulisem pulmasoengu valimisel. Pulmasoengu valimisel on kõige olulisem ikkagi see, et pruut jääks iseendaks. Et tema isikupära kõik säiliks, et ei saa teha seda liiga suureks, liiga uhkeks, et need vahukooretordid on nii-öelda möödunik, et täna ikkagi on loomulikkus on kõige tähtsam. Mida peaks pulmasoengu valimisel vältima? No kindlasti tuleb arvestada lihtsalt sellega, mis on ilmastik, et kui sa lähed, on võib-olla vihma oodata, et sa ei jäta lahtised juuksed, lokid kipuvad inimestele ära vajuma. Et eeskätt tulebki arvestada nii-öelda pruuti, tema juuste eripära ja sellelt tulenevalt siis, et ja mina leian, et pruut peaks jääma loomulikuks ja tänu sellele liigset ülepaisutust võib-olla mitte. Kui oluline on enne tähtsat päeva proovisoengu tegemine? Mina arvan, et väga oluline, sest üldjuhul ikkagi sellel päeval inimesed muretsevad, pabistavad ja siis on hea, kui sul on see läbi proovitud, sa tead, sul on enam-vähem ootused ja on ka pruute, kes tulevad alguses ühe visiooniga, aga tegelikult läbiproovimise käigus selgub, et hoopis teine variant on parem ja pulmapäeval seda proovima hakata on natukene hilja, et tean ikkagi see ette ära teada. Pulmapäeval on ju teadupärast kibekiire ning aega laialt käes ei ole, siis missugused lahendused on teil pakkuda pruudile, kes ei jõua ise salongi soengut meiki tegema tulla? No meie salongil on selline ilupakett, et meie tuleme igale poole nii-öelda pruutpaarile vastu järgi ja aitame neid koha peale, et meil on jumestajad kaasas, juuksurid, et selles mõttes kõik on meie salongi poolt vähemalt võimalik teha kas või teises Eesti otsas. Meil oli siin täna üks imekaunis modell. Räägi, mis soengu ja mida sa talle täpsemalt tegid? No meie lähtusime kogu sellest komplektist ja tahtsime kindlasti hinnata pigem sellist tagasihoidlikkust. Ja seepärast proovisimegi teha lihtsat soengut, mille teoorias on võimalik ka ise valmistada endale, kuid heade tavade kohaselt on parem, kui juuksurisalongi isegi ei jõua, et seda teeks nii-öelda ema, sõbranna või keegi teine aitaks. Ja modellil meil on seljas Liina Steini imekaunis pruutkleit ja jumestuse tegi Laura Salla talle. Kuidas tulevased pruudid teid üles leiavad? Eeskätt saavad nad tutvuda meiega internetiaadressil www.intersalon.ee ja tulla saavad nad Rocca al Maresse auditorni 6. korrusele. Kui pulmaplaanid on paigas ja teil on juba aega mõelda endale, siis ootavad teid Intersalonis suurepärased juuksurid, et pulmapäeval ei peaks te muretsema muu kui selle nautimise pärast.